Tere hommikust kõigile. Jälle igakuine teine teisipäev, et mina teiega pikalt ei räägigi. Ma korraks näitan meie DMO reisikülalisi, kes me oleme Lätis. Aga lehvitage kõik, meil hakkas DMO koosolekust. Ja kus te kõik osalete, jah? Nad vaatavad kõik järgi. Ja siin täna on meil päris palju põnevaid lahedaid teemasid, mida minu armsad kolleegid hakkavad teiega jagama. Aga mina tahaks, kui Victoria paneb slaidid siia korraks, turismikonverents meil 28. oktoobril, et kes ei ole veel, siis soovitan väga, enne kui kohad otsa saavad, väga ägedad esinejad on meil. Aga ettevõtjatele ma tahaks pakkuda sellist asja, et kes soovib sel konverentsil, siis meil on ju need sirutuspausid, lõunapaus, asjad, suur foyer, kes soovib oma teenuseid tutvustada või kellel on mingisugust sellist ägedat kohalikku toodangut, mida ta tahab tutvustada. Et võtke minuga ühendust. Minu kontaktid on iga kirja lõpus saadaval, mis need tulevad teile Maie Urbase nime pealt kirjad. Et siis on lahke võimalus kõigile Virumaa turismiettevõtjatele ja kohalike asjade toodangu tegijatele, et üksteisele oma asju ja teenuseid tutvustada, et sellest siis kasvaks võib-olla ka mõni äge koostöö välja. Et selline sõnum ja kõik muud asjad saavad minu kolleegid edasi rääkida, nii et ma siin Läti väga hea levi ei ole, et siis rohkem ei haki siin. Mõnusat koosolekut. Nii, aga Kaspar räägib. Nii, aga tere hommikust ka minu poolt. Lähen siit kohe Maie jutust edasi. Korra juhin tähelepanu, et turismikonverentsile lõpeb täna soodushinnaga registreerimine. Et täna veel saab 25 € eest osta omale turismikonverentsi pilet ja homsest on siis natukene juba kallim. Nii et kui te veel ei ole endale seda ostnud, siis olge head, pange kirja. Siis tulevastest koolitustest nii palju, et 20. oktoober Canva koolitus, olete kõik oodatud ja 4. novembril on meil külalislahkuse koolitus ja seekord oleme võtnud suuna teeninduse peale, kliendi teenindus ja kliendi teekond ja toimub see meil Toila spaas. Nii et olete ka sinna oodatud osalema ning ja juba pikemat aega on siis üleval 25. november AI koolitus. Nii et julgelt registreerige, võtke osa, et need on väga mõnusad ja lahedad koolitused ja koolitajad on väga professionaalsed. Ma korraks segan vahele slaide, mina ei näe igal juhul, kas teised näevad või? Ei näe slaide? Ei ühtegi slaidi. Ei ole slaide, jah. Victoria jaga, ma saan sisse võtta need, kes tahavad liituda. Ja, ma enda arust panin jagama, aga panen uuesti. Jah, ei teadnud, kes slaidid liiguvad. See jutt meelde, et see neid koolitusi näeb kõiki nende slaidide pealt ja ka siis kodulehelt virumaadmo.ee, et siis saab muude teemadega rahulikult edasi minna. Nüüd on näha, Victoria. On, praegu on näha, ja. Just, et siit kõik... edasi minna. Jah, täpselt, et lähmegi siit edasi, kõik kuupäevad on teil silmees hetkel ja olete oodatud osalema, nii et olgu, mina siis annan sõnajärje edasi. Nii, ja ma nüüd räägin natukene veel siis Puhka Eesti nipinurgast, millest ei saa vist mitte kunagi küll. Kõigepealt tooksin välja, et jõulud ei ole enam kaugel. Palun lisage jõuluüritusi, sündmuseid, kõiki selliseid asju sinna Puhka Eestisse. Ning palun lisada ka talviseid pilte. Et hetkel on meil väga vähestel objektidel selliseid kvaliteetseid talviseid pilte. Ja siis ikka lahti oleku aegasid uuendada, et kuna hakkame siin üle minema talvisele hooajale,
siis tihti ka lahtiolekuajad muutuvad ja need peavad kattuma nii puhkeistis, ettevõtte Facebookis, Google'is, kõigis võimalikes kohtades. Ja siis uuendustest. Kirjelduste tähemärkide arv 1000, see on nüüd juba natukene aega meil üleval olnud, ehk siis saab kirjutada oma teksti pikemaks, kuhu saab siis tuua sisse erinevaid märksõnasid, et see siis on SEO mõistes nagu parem. Lisaks saab ettevõtja ise kirjutada, lisada endale ka metatagi, mis siis samamoodi toob otsingus lihtsalt paremini selle teie objekti nähtavale siis. Ja nüüd siis kõige uuem uuendus on see, et novembris peaks valmima konverentsikohtade leht nii-öelda, kuhu lisatakse siis välisturule suunatud konverentsikohad, kus on koht, mis mahutab vähemalt 50 inimest. Ja sinna tuleb siis nii-öelda 3 kategooriat. Tuleb unique venue, konverentsihotellid ja seminariruumid. Et kui see kõik on juba laivis, et siis saab juba täpsemalt sinna lisada ja selle osas siis olen ma toeks teile. Aga annaksin nüüd sõna Kristinale. Jah, tere kõigile. Et ma sellest visiti nipinurgast täiendan just seda konverentside osa, et ettevõtjad saavad sinna ise lisada. Me saadame kirja nendele kohtadele, siis kellel on kuni 50 kohta mahutav ruum, et vahet ei ole, kas on siis teatristiilis, uusstiilis, klassistiilis. Et miks 50 kohta on see, et see on selline nagu rahvusvaheline kriteerium ja konverentsi kohtade leht läheb esialgu ka inglise keeles, et sellepärast on ka need märksõnad unique venue on siis need kohad, kellel ei pruugi üldse ka majutust olla, vaid on sellised ägedad, kus teha mingit sündmust, konverentsi, vastuvõttu, mingit sellist tooteesitlust või mingit sellist ägedat sündmust, banketti. Näiteks kindlasti lähevad sinna alla Tallinnast, võib-olla kõik teavad meremuuseum. Igapäevaselt töötab meremuuseumina, aga saab ka teha selliseid konverentse ja sündmusi. Ida-Virust läheb sinna alla näiteks Eesti Kaevandusmuuseum samamoodi, ka Lääne-Virust on selliseid kohti kindlasti. Et unique venue tähendab siis seda sellist võib-olla mitte niivõrd traditsioonilist isegi seminari kohta. Aga konverentsihotell ja seminariruum on arusaadavad. Et lihtsalt väike kommentaar. Ja võtan edasi teise teema, selleks on siis Review Pro. Ja mis see on? See on hästi lihtsalt võib-olla öelda digitaalne jalajälg ettevõtte kohta. Ehk siis Review Pro on selline süsteem, mis koondab kokku ettevõtete kohta internetiavarustest leiduva numbrilise ja sõnalise tagasiside. Et kui te ise ka reisite ja mõtlete näiteks, et kuhu sööma minna, siis mille järgi otsus teha, kui on miljon valikut või tuhandetesse valik, et siis millegi järgi tuleb otsustada, siis tavaliselt vaadatakse, kuidas teised külastajad seda kohta hinnanud on ja mis tagasisidet nad jätnud on ja see aitab nagu sellise valikuotsust teha. Ja Review Pro on siis selline rahvusvaheline süsteem, mis koondabki kõik need kommentaarid erinevatest allikatest kokku. Täna on Review Proga seotud 128 ettevõtet. Ja kategooriad on siis erinevad vaatamisväärsused ja majutus- ja toitlustuskohad. Ja me loodame, et see süsteem jätkub, et on võimalik vaadata sealt meie turismettevõtjatele, Virumaa ettevõtjatele jäetavat tagasisidet, et täna selle süsteemi ostnud on EIS. Ja see on selline hea võimalus näha, kuidas siis Eestil kui turismi sihtkohal läheb ja sealt omakorda sees täpsemalt vaadata siis, kuidas läheb DM-moodel kui sihtkoha sellistel väiksematel rakukestel
just kliendi tagasiside vaates. Mis see keskkond on, ma juba natukene rääkisin, et ta koosneb siis või koondab erinevad digitaalsed jalajäljed ja siin on ka mõned märksõnad, et kust see info siis nagu kokku koondub, et tegelikult on neid allikaid hästi palju, ma teen mõned näited siia välja, et on Google kindlasti üks selline kõige suurem, kuhu jäetakse täna tagasisidet ja sellepärast ta võib-olla kõige rohkem välja tuleb, siis on TripAdvisor. Booking on kindlasti üks suur allikas majutusettevõtete puhul näiteks just ja Hotels Combine ja selliseid väiksemaid erinevaid platvorme veel, kuhu on võimalik siis tagasisidet jätta, kas hinnanguliselt, numbriliselt või siis ka sõnaliselt. Ja mida siis saab sealt jälgida, et saab toitlustuse puhul siis 4 teemat, et kuidas on hinna ja kvaliteedi suhe, mis hinna on sellele jäetud, toit, toidu kvaliteedile, teenindus ja siis ka atmosfäär. Et need on sellised 4 kategooriat. Vaatamisväärsuste ja majutuste puhul saab jätta ja näha siis, kuidas on kommenteeritud asukohta, tubadesse puutuvat ja teenindust ja ka puhtust. Et see on just majutuse puhul on selline üks oluline kriteerium kindlasti. Ja Review Pros jooksebki siis kokku see GRI ehk Global Review Index ja koosnebki siis tagasisidest, mis on siis numbriline, mõned ei viitsi jätta pikka kommentaari, vaid jätavad lihtsalt hinnangu, kas 1, 2, 3, 4 või 5 tärni, näiteks Google'is saab seda teha. Ja kes on usinamad, siis saavad jätta ka kommentaari. Ja see GRI ehk siis see Global Review Index koosnebki siis nendest pooltest, et kas numbriline või kommentaaride tagasiside, pluss oluline osa on seal juures ka see, et kas ettevõte vastab ja reageerib temale jäetud kommentaaridele. Et selline indeks tuleb siis sellest kokku ja võib panna edasi, väga hea. Annan siis väikese koondülevaate nüüd aasta algusest, 1. jaanuarist kuni septembri lõpuni 2025 versus aasta siis 2024. Et Virumaa DMO-s on selles mõttes seis on päris hea. Meie GRI on 9,3. Ta on isegi natukene tõusnud versus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Siis mis on langenud tagasiside jätmiste arv. Ehk siis see on tegelikult päris suures miinuses. Et kas ettevõtted pole siis enam niusinalt küsinud seda tagasisidet või inimestel pole aega seda jätta olnud. Ehk siis see on selline koht, kus saab tööd teha. Et eelmisel aastal samal perioodil oli üle 900 tagasiside rohkem jäetud nendele objektidele, mis tänaseks liidestatud on. Ja semantilises analüüsis ehk siis sellel nii-öelda tekstilises osas on ka väike langus ehk siis positiivne tagasiside versus negatiivne tagasiside, et negatiivse osa siis on natukene suurenenud. Ja mis on hästi on see, et tõusnud on ettevõtete nii-öelda reageering nendele kommentaaridele. Et sellega me oleme ilusti plussis, aga minu silmis on see protsent ikkagi päris väike, 15,9. Et see on kindlasti see koht, mida saab kasvatada. Et üleskutse siin ettevõtjatele, et kui teist on jäetud kommentaare, siis nendele vastata ei peas olema pikk, teinekord piisab lihtsalt tänud. Tore, et käisite, tore, et meeldis, väga vahva, et tulite, tulge jälle, nii tore, et teile see meeldis. See on küll ajaressurss, aga see aeg tasub võtta või leida. Ja ka negatiivsetele kommentaaridele julgustan ja kutsun üles kindlasti vastama, mis on veel isegi olulisem.
sest et tegelikult kunagi ei tea seda nii-öelda tausta, millest see negatiivne kommentaar on võib-olla tekkinud, aga siis annabki seda nagu nii-öelda pehmendada või lahti rääkida, et kui ettevõtte nagu on valikus, siis tegelikult lapatakse neid kommentaare, vaadatakse ja see näitab, et te hoolite, olete vastanud, tegelete sellega, kui on ka mingisuguseid kriitilist tagasisidet, et tasub vastata ka negatiivsetele kommentaaridele kindlasti. Ja see ülevaade on siis vaatamisväärsuste ja majutuskohtade kohta. Et nemad on nii-öelda ühe teemana koos ühes plokis, sest et nende näitajad just see, et asukoht, puhtus ja see on nendel teemaplokkidel ühine. Ja kui me lähme nüüd edasi teise koondülevaatega, top 10 tõin ka veel välja. Et Review Pro top 10 siis tänased Virumaa DMO ettevõtted on siis sellised. Nad ei ole pingerea järjekorras, toonitan kohe ära, vaid on tähestikulises järjekorras. Aga siin te näete 10 esiotsa tublit, kes siis oma seda GRI indeksit omavad kõige kõrgemat. Et seal taga ongi see, et kas neile jätakse palju häid kommentaare või siis on nad tublid ja vastavad nendele kommentaaridele. Miks ta on pingejärjekorras või tähestiku järjekorras, mitte pingerea järjekorras on see, et me saame küll nii-öelda personaalselt nõustades üks ühele ettevõttele näidata tema numbreid, aga me avalikult suurele ringile neid ei tohi näidata. Ja nüüd saab küll edasi minna, et samamoodi Review Pro koondülevaade siis perioodil 1. jaanuar kuni 30. september sellel aastal versus eelmine aasta, mis puudutab siis toitlustuskohti, kuna nemad on eraldi nagu plokina. Toitlustuskohtadel on nagu näha, siis see GRI indeks on natukene madalam. On ka rohkem languses olnud. Samamoodi on negatiivsete kommentaaride arv suurem. Semantilise analüüsi puhul on ka seda näha. Ja vastamise protsent on ka veel madalam. Ehk siis, kui on jäetud toitlustuskohtadele kommentaare või hindeid, siis nendele tagasisidet ettevõtted annavad veel vähem kui vaatamisväärsuste ja majutuskohtade puhul. Et selline koondülevaade siis toitlustusest ja samamoodi välja toodud top 10 tähestikulises järjekorras on ma loodan väga, et toitlustuskohtadel on lingid taga, vähemalt ma panin lingid taha, et kui te selle esitlust vaatate, et siis te saate ka lahti klõpsata, mis need toitlustuskohad siis on. Aga ma võin öelda silmärgi praegu, et pooleks ongi pooled Lääne-Viru ettevõtted ja pooled Ida-Viru ettevõtted. Aga räägin ära ka selle tausta, et kui keegi mõtleb, et miks siin ei ole võib-olla selliseid võib-olla nagu heade suurte kohtade näiteks Vihula mõis ja tema restorani. Siis taust on see, et paljud ettevõtted tegelikult omavad näiteks, võib-olla kõige lihtsam seda näidet tuua selle sama Google Business kontoga, et nad omavad seda ühte üldist kontot, kus on nii hotell kui söögikoht, kui ka võib-olla mingisugused tegevused on koondatud nii-öelda ühe konto alla. Aga Review Pro koondab kokku siis selle nagu ühte kohta. Ehk siis kui ei ole tehtud restoranile eraldi TripAdvisori kontot, Google My Business kontot, siis seda digitaalset jalajälge lihtsalt näiteks restorani kohta eraldi koondada ei annagi. Et siit selline vihje, et kui keegi tahab vaadata, kuidas ta mitte kogu kompleksile läheb, vaid eraldi erinevatel nagu teenustel, siis on mõistlik teha ka need kontod erinevad ja siis saab neid nii-öelda kokku tõmmata ja
erinevate teemade või teenuste kaupa jälgida. Et need siin tegelikult, kui ma niimoodi pilgu peale viskasin kiiresti, ongi sellised ainult puhtalt söögikohad, vaid mitte ei ole mingi suure kompleksi mingi eraldi teenus või restoran näiteks. Kiiresti vuristasin. Kas on küsimusi? Ma ei tea, mul on küsimus, on kuulda mind? Ja tere! Kust me seda ise nagu näha saaksime? Et ma läksin selle Review Pro nagu kodulehele ja sealt ma nagu ei oska küll kuhugi edasi minna. Ja ettevõte ise sealt ei saagi, sest et ettevõte saab ise siis, kui ta on selle Review Proga liitunud, ehk siis selle teenuse endale tellinud. Praegu ongi see teenus võetud nii-öelda riigi poolt. Ja mina saan välja võtta ettevõtetele personaalse raporti. Et ma ei saagi ettevõtet sisse lasta nii-öelda sellesse keskkonda, kus andmehaldurid käivad. Aga siis külastaja ka ei saa ju vaadata, et võib-olla mul läks kõrvust mööda, et mis point sellel siis on, et kui ta on nagu nii, kas nagu salajane või kusagil seespool, et No külastaja saab selles mõttes vaadata tegelikult see Review Pro koondab kokku avalikuks olevate allikate põhjal jalajälje. Ehk siis ettevõte saab ise enda kohta vaadata, mis on kirjutatud tas Google'is, TripAdvisoris, Bookingus ja nendes kohtades, et see on see tööriist, mis koondab kõikidest nendest kohtadest jäetud kommentaarid ühte keskkonda kokku. Ja ma sellest saan aru, aga mis point sellel on, et kes siis seda vaatab või siis seda mõõdetakse või milleks seda kasutatakse? Ja see Review Pro ehk siis selle nii-öelda indeksi, kuidas läheb Eesti kui sihtkohal on sisse kirjutatud ka turismi arengukavasse või turismistrateegias, ehk siis see on üks selline nagu mõõdik, mida saab vaadata, et kuidas siis sihtkohal ettevõtetel läheb. Ühesõnaga seda siis, ma ei tea, EAS tellis, EAS ise vaatab, kuidas sihtkohal läheb. Jah, EAS vaatab ja mina olen ka selles mõttes ikkagi silma peal hoidnud ja jälginud ja olen ka klastri turunduskoosolekutel mingi intervalliga iga poole aasta tagant nii-öelda välja toonud, kuidas on meie piirkonna seis olnud. Ma saan ka sellest aru, et kui näiteks alustada sellise nagu tagasiside korjamisega ja kes alles teevad endale, ma ei tea, Google'isse või kuhugi konto, et seal peab koguma enne mingisuguse arvestatava osa neid tagasisidesid, enne kui üldse tulemust selle koha kohta kuvab. Jah, just. Et enne kui see jalajälg tekib, peab olema mingi teatud kriitiline hulk tagasisidet, sest et kui tagasisidet ei ole, siis tegelikult ei koonduta ka kokku, mis on loogiline. Okei, aitäh. Et meie fookuses on külalislahkus ja see on üks selline hea võimalus tegelikult vaadata, kuidas on siis ajas muutunud ettevõtete kohta kommentaarid, tagasiside, mis on jäetud, kuidas on muutunud ka see külalislahkuse pool, kuidas nende kommentaaridega toimetatakse. Et see on selline lihtsalt see on tööriist, mis lihtsustab selles mõttes, et ei pea neid üksikuid kohti läbi kammima, vaid sinna koonduvad kokku. Et ma loodan väga, et EIS saab jätkata seda hanget, et see on nagu hangitud teenus, et see jätkub. Aitäh, Terje, hea küsimuse eest. On veel küsimusi? Nii, kui ei ole, siis minu poolt on kõik. Nii, siis läheme kestliku turismi juurde ja Kaisa. Tere kõigile, mina olen Kaisa, Virumaa DMO rohekoordinaator ja esimese slaidi peal siin kõigepealt vana uudis, et olen teie jaoks alati olemas, kes tahab mingitki kestliku turismi teemalist abi või nõu, võtke julgesti ühendust.
meiliaadress on siin ka kirjas. Ja teine siis uudis on see, et kui mäletate, on olnud juttu, et me hakkame Virumaa kestlikkuse märgist välja andma, oli üleskutse, et kes juba tegutsevad kestlikult, et annaksid endast märku. Ma olen väga rõõmus ja uhke, et me saime 10 taotlust kohe esimese raksuga ja siis ootame huviga Virumaa turismikonverentsil, siis saate teada, kes ja kuidas ja mis. Nii et juba sellepärast tasub konverentsile tulla. Aga siis käisin mina, siin on nüüd üks pilt, mida saab ka Inge kommenteerida, et meie Virumaa on siis selle poolest eriline, et meil on ühes teemoos 2 rohelist sihtkohta ja väga tublisti siis ka alati osalevas top 100 konkursil. See on selline ülemaailmne iga-aastane heade näidete konkurss, kus siis valitakse 100 kogu maailmast head näidet. Ja Lahemaa oli siis sel aastal valiti 5. korda. Kui ma ei eksi, siis Rakvere 4. korda. Inge, sa võid mind täiendada. Ja Lahemaa lugu oli siis see, kuidas me oleme militaarpärandit ka siis turismis ära kasutanud. Ja siis Rakverel oli, kuidas Rakvere spordijoone on teinud ägedaid tegusid ja kogukonnaga koostööd. Et ma ei tea, kas sa, Inge, tahad 2 sõna rääkida Rakverest ka või? Inge ei saa praegu rääkida, aga selge. Ja siis järgmine slaid on mõned märksõnad, mis, kuna ma olen ka Maaülikooli loodusturismi doktorant, siis sel sügisel käisin mitmel turismi ja ka kaitsealade konverentsidel Euroopas ja mõtlesin teiega jagada selliseid kõige värskemaid uudiseid. Et kui me siin tunneme, et meil on raske, siis võib-olla annab natukene jõudu see, et igal pool maailmas on praegu ikkagi väga raske seis. Ja ses mõttes on mitte ainult, et raske olukord, aga et ka on selline muutuste aeg. Ja teistpidi, siin üks selline lause võib-olla olete kuulnud ka, et me oleme läbi põlenud maailmas, mis on põlemas. Et eks kõik need kliimateemad ja sõjad ja siis ka see, kuidas me inimestena üksteisest ja loodusest oleme võõrandunud, et kõik see on tekitanud ikkagi väga palju sellist raskust, millega toime tulla. Ja sellega seoses on siis turismis võib-olla 2 sellist kõige nagu kasutatavamad sõna on transformative ja regenerative. Et kui transformative viitabki siis muutusele ja pigem sellisele nagu muutusele, mis on väga nagu suur muutus või mis mitte lihtsalt ei muuda sind, aga panebki sind teistmoodi tegutsema. Ja regenerative on natukene selline, et kuidas siis mingit piirkonda turism saab ellu äratada. Ja just ongi ses mõttes võib-olla meie saame, kui turismi inimesed saame tunda seda, et turism võiks olla mingis mõttes praegusel ajal nagu pääsetee või see, kus see muutus saaks tulla. Et saame siis inimesi läbi nende elamuste muuta, nende muresid leevendada ja siis inimesi nii omavahel ühendada kui üksteisega ühendada. Ja selle juures on oluline silmas pidada, et kui siin on aastaid just see destination ehk siis sihtkoha arendamine olnud
selline sihiks, siis nüüd rohkem pööratakse sellele, et on kohaarendus ehk siis kohalikud elanikud ei ole üldse mitte vähem tähtsad, pigem peab olema siis nii, et turismi arendatakse koos kohalike ja turistidega, et kõigil peab olema hea. Ja et siis sellest loodusest ja sellest lähtuvalt on ikkagi maapiirkonnad ja looduspiirkonnad on ikkagi mis on nagu võtmeks võib-olla selle uue maailma leevendamisel. Ja eks kui mõelda nii, siis see on täiesti loogiline, et elamused on üha rohkem kellegi teise poolt kureeritud. Et seesama, mis Kristina rääkis nendest digiarvustustest ja et võib-olla olulisem ongi see, et proovida hoida kontroll selle üle, et ja tänapäeval ei ole ju ainult see, mida teised inimesed justkui soovitavad, aga siis ka neid algoritme proovida suunata, et ikkagi enda kasuks ära kasutada. Ja siis kõige selle stressi ja läbipõlemisega seoses, et ikkagi oluline on elamuse kõrval pakkuda ka sellist külastajatele turgutust, et nii vaimset kui ka igasuguseid kergeid füüsilisi ja sellised huvitavad mõtted, et giid tänapäeval võiks olla ka ravitseja, et see sama, mida meil ju tegelikult siin päris paljud teevad, et ei ole lihtsalt looduses käimine, vaid seal on ikkagi mingi selline sügavam mõte sees. Ja olukorrast tingituna mingil määral vähemalt peab olema giid valmis ka kriisideks, eks ju, et kui midagi peaks juhtuma, siis tänapäevase ettevalmistus on palju põhjalikum. Loo rääkimise kõrval nüüd tuuakse üha tähtsamaks seda, et on ka siis andmed, et kui lugu räägid, toetu andmetele ja et neid andmeid tuleb tõlgendada, mitte lihtsalt esitada. Aga kokkuvõttes ma ütleks, et mida ma alati tundsin, oli see, et me Eestis oleme õigel teel. Et kui vaadata siin kõik see looduslähedus ja ka inimestest hoolimine, et ma arvan, et meil lihtsalt põhiline on see, et me peame rohkem seda, mis me teeme, reklaamima, rohkem koostööd tegema, nii omavahel kui siis ka maailmas. Ja oma neid häid näiteid igasuguseid proovima ja neid ka paremini esile tooma. Ja see peegeldus ka selles, et igal pool, kus ma siis ka esinesin ja Lahemaad tutvustasin, et selle vastu oli suur huvi ja oodatakse siis põnevusega, et kuhu me siis oma kõikide nende vahvate algatustega jõuame. Nii et püsime koos sellel teel. Ma hõikaksin vahele, et see on nii huvitav. Lahemaa juhtumi vastu. Lahemaa juhtum. Kust saaks selle kohta rohkem kuulda ja teada? See puudutab otse minu siis seda teadustööd, et seda inglisekeelne sõna on, eks ole, case study. Et ma uuringi rahvusparkide sellist koos juhtimist. Ja Lahemaa on siis nagu nii-öelda ka minu laboratoorium, et kus erinevaid neid näiteid toome. Aga üks asi, et mul on nii praktiline töö kui siis teadus, et seda praktilist poolt puhtalt vaadata visitlahemaa.com, et seal lehel on see, mis meil nagu esmapilgul, et millega me tegeleme. Aga ma olen sealmaal, et kindlasti kui nüüd 3. artikkel ongi see mõte, et nagu tuua kokku, et kuidas rahvuspargi juhtimine võiks olla ja kavatseme Eestis hakata natukene ka seda muutma. Nii et eks me peame siis seda hakkama ka rohkem avalikkuse ette tooma. Et see oli aitäh ja vihje, et tuleb rohkem reklaamida meie seda tegevust. Aga kas on veel küsimusi? Ma püüan kindlasti need artiklid üles leida, mis nii-öelda
elusuruses kuskil juba loetavad on, aga no mõte selle nii-öelda just selle juhtumi osas olekski see, et kas teised mitte nüüd sellised pargid saavad ka midagi sealt õppida ja mida endale sinna programmidesse juurde lisada. Kindlasti ma arvan, et lihtsalt teistes kohtades on see võib-olla juba lihtsamini ja teostatud. Küsimus ongi põhiliselt see, et kuidas koos juhtida. Rahvuspargid on lihtsalt väga keerulised kohad, kus on see, et kohalikud inimesed on veel rohkem alla surutud kui tavalises olukorras, sellepärast et lisaks omavalitsusele on meil ju Keskkonnaamet, kes valitseb rahvusparke ja seab tohutult palju piiranguid kohalikele elanikele ja on RMK, kes tegeleb siin taristuga, aga otseselt turismi ei korralda. Et ses mõttes ma usun, et õppida saab küll, aga nii keerulisi juhtumeid ilmselt mujal ei olegi, et mujal on ikkagi natukene lihtsam see turismikorraldus ja koos juhtimine. Ma olen olnud aastaid ka Järvselja õppekatsemeeskonnas nii-öelda loodusretke juht, et see nüüd just haakus nagu selle sinu jutuga ja pani kohe seda enam kõrvu kikitama. Tore. Aga aitäh info eest. Nii, aitäh, Kaisa. Et siis olemegi siin mõnusalt üle poole tunni juba jutustanud ja loodan, et saite uut infot ja kohtume uuesti siis 11. novembril. Head aega kõigile! Ja, nägemist! Aitäh ja aega! Tore oli sind näha, Kaisa. Ja tore oli näha ka. Kas teil on, okei, nüüd mul hakkavad koerad. Kas teil on muidu olnud juttu, et Kaspariga me veedame siin 2 päeva Lõuna-Eestis, aga kas näiteks järgmine esmaspäev tuleks Rakvere teeks koosolekut ka või on teil mingit Maiega juttu olnud? Ei ole hetkel juttu olnud. Ei ole jah, niimoodi konkreetselt mitte. Okay. Aga selle võib ju panna kalendrisse kenasti, mis meil siin on. Järgmine esmaspäev meil see kanvakoolitus ju, 20. oktoober. Yeah. Okay. Ja see on Kaevandusmuuseumis. Aga te olete sellega seotud, jah? Ja, mina küll kindlasti lähen sinna. Okei. Ja siis, aga ma siin vaatan kalendrit, siis järgmine teisipäev on, Maiel on siin kell 10 Moonikaga vestlus, aga see on mingi tunnikene, ma saan aru. Jah, jämedalt. Selles mõttes, kui Kaisa tahad näiteks tulla ka sinna Virupärase, sinna Viroli koosolekule on ja siis saab sellest järgmine esmaspäev. 27. No ja siis meil on juba teisipäeval on see konverents, võib-olla oleks tark nagu järgmine nädal näha, et enne orema. Ja. Aga ma ei tea, iseenesest see teisipäev oleks okei. Ma selle Viru tiimi, Virupärase sellepärast eraldi ei hakkaks Rakvere tulema. Et siis, kui Kasparit esmaspäeval ei ole, et siis pigem teisipäeval, ma ei tea, kui sa Kaspar paned äkki sinna kalendrisse kuidagi küsimärgiga, siis saame Maie käest üle küsida, et kas talle sobiks, et teeks teisipäeval siis pärast seda, kui tal on Moonikaga räägitud. Ma panen 11. siis praegu. Jah. Sobib sulle, Kaisa, 11 tulla meile siia? Jah. Okei, ma saan... Aga täpsustame Maiega üle. Jah, okei. Ja ma saan aru, et nüüd see märgis nüüd põhimõtteliselt sobis. Ma saadan veel sellele juulele, et ma olen Annaga nõus, et need helesinised natukene olid
valgega kuidagi liiga, nagu jääb niisugune märkamatuks. Et kui seda natuke veel saab sättida, siis iseenesest on sellega ühel pool, aga ma arvan, et me tegelikult peaks seda nüüd see nädal sõnumitega paika panema, et mis siis ja kuidas siis üldse see üleandmine ja kuidas need, ma kujutasin ette, et nad üleandmine ongi, et nad antaksegi üle see, mis läheb seina peale, on ju. Aga mul ei ole üldse kogemust, et mis need seina peale paneku asjad, kas te seal on mingi